Tänaseks on siis taas palju uusi ja põnevaid ideid paberil, kuid mis on saanud nendest ideedest, mis eelmisel aastal hääletuse läbisid? Me oleme nüüd Löwenruchi pargis, see on üks nendest, mis tegelikult hääletuse läbis ja peaks siis varsti töösse minema või? Eelmisel aastal Karolin Rahel Kunda pakkus siia välja idee, et rajada madalseiklusrada ja praeguseks on projekt valmis ja kooskõlastamisel ja ilmselt järgmisel nädalal minu selja taga algavad ehitustööd. Ja teine idee, mis meil hetkel on juba töös, 1. oktoobril algasid istutamistööd, nimelt Marit Finni, Kristiine elanik pakkus välja, et võiks istutada Kristiinesse rohkem puid ja istutada need võimalikult tihedalt selleks, et tekitada rohkem ökosüsteemi juurde, et 1. oktoobril istutamisega alustasime. Samuti on rajatud juba sinna ka juurdepääsu tee ja kindlasti see minimetsa istutamine jätkub ka järgmisel aastal. Marit, sina oled siis selle pargi idee autor, et kust selline idee üldse tuli? Idee ise, nagu paljud head ideed saavad pärit internetist, kaasav eelarve on väga äge kontseptsioon selles suhtes ja minu väga suureks üllatuseks inimesed hääletasid metsa poolt, see tundus uskumatu, aga olen väga õnnelik. Kas see aasta ka tulid mingi ideega välja? Ei, ma jätsin see aasta vahele, ma hoian järgmiseks aastaks. Ja kesklinnas läksid siis töösse joogiveekraanid? Ja, täpselt nii. Ja nüüd selle nagu projekti raames on kesklinna paigaldatud 8 uut veekraani. Üks asub siin samas Nunne tänaval. Veel on veekraanid näiteks Falgi pargis, Tiigiveski pargis, aga ka Reiditeel ning ka Marjamaa memoriaali kõrval. Kas on juba ka uutest ideedest midagi, mis nagu pakub huvi? Ja, no üks pakkunud ideedest oli näiteks tekitada kesklinnas siuke ujumiskoht tali ujujatele. Et seda on pakkunud lausa 2 korda erinevate autorite poolt ja näiteks üks huvitav projekt, mida oli pakkunud, on Snelli tiigi muutmine uisuväljakoks. Ja see idee läks edasi hääletusele, vaatame, kuidas see rahvale meeldib. Ja nüüd me oleme siis Mustakivi tunnelis, mis samuti osutus valituks, aga tööd siin veel alanud ei ole. Täpselt nii. Meil Lasnamäel kaasava eelarve hääletusel on võitnud siis idee Mustakivi tunneli renoveerimisest ja kuna see on nii omapärane objekt, mis vajas veel täiendavaid ehitusalaseid uuringuid, siis alles nüüd meil lõppeski riigihanke selleks, et leida seda firmat, kes saaks seda tunnelit hakata siis korrastama. No, millal me võiksime siia uuesti juba tulla, et oleks midagi näha? No ma loodan, et ehitus siin algab umbes 6 aja jooksul ja niimoodi, et kevadeks võiks olla valmis.